Tere hommikut, tere tulemast tänasele videomeditatsiooni seansile. Täna räägime Bosniast, päikesepüramiidist ja Ravne tunnelist ja mis seal leida on. Pärast teeme tervise- või ravikivi meditatsiooni, kivi asub Ravne tunnelis. Niisiis Visoko päikesepüramiid ja Ravne tunnel. Visoko päikesepüramiidi avastas mitmekülgne teadlane Semir ehk Sam Osmanagic 2005. aastal. Ta on leidnud seal ka Kuu, Armastuse, Draakoni ja Vratnitsa püramiidid, Emamaa templi, KTK tunneli ja Ravne tunneli labürindid. Ravne 2,5 kilomeetri pikkused tunnelid, mis asuvad 30–40 meetri sügavusel maa all, viivad oletatavasti päikesepüramiidi alla. Püramiidid on kaetud meetri paksuse mullakihiga. Sam otsis sissepääsu päikesepüramiidi. Ta küsis kohalikelt poisikestelt, kas nad on mänginud mõnes augus või koopas. Nii ta leidis mitu kohta, mis tekitasid huvi. Ta leidis KTK tunneli, mis väljakaevamisel täitus veega. Püramiididest teadis mõndagi rääkida kohalik mees Emir Zubits, kes on nüüd Bosnia püramiidifondi vanim õpetaja. Ravne tunnelite labürint oli circa 5000 aastat tagasi pikalt täidetud kruusaga, mida asuti 2006. aastal käsitsi välja kaevama. Masinad oleksid rikkunud seinu. Käsitsi tööd tehes säilitati õhuniiskus ja temperatuur. Sealt leiti mitmesuguseid artefakte. Leiti keraamiline kivi, millel on ruunimärgid. Leiti ka 7-tonnine K2 kivi ja 30–100 tonnised megaliidid. K2 megaliidi ääres on nüüd pingid ja seal käiakse mediteerimas. Pimeduses ja vaikuses tunnelites mediteerides nähakse liikuvaid värvilisi valguspalle, orbe. Ravne tunneli seinal on ruunimärkide kaart. Arvatakse, et tunnelite lõpus leidub midagi väga olulist. Oletatakse, et tunnelit täideti kruusaga, et vaenlased ei saaks joosta tunnelitesse peitu. 2018. aasta maikuus korraldati Visokos rahvusvaheline konverents, kuhu oli kutsutud maailma ülikoolidest püramiide uurivad teadlased. Ka mind kutsuti. Taheti teada minu nägemust püramiididest ja leiliinidest. Kolmapäeval, 9. mail jõudsin koos 2 abilisega kohale. Toimus ekskursioon tunneli ühte väljakaevatud ossa. Neljapäeva hommikul koos oma abilistega kohvilauas olles näidati mulle vaimusilmas ühte kivi, millel olid mingid märgid ja öeldi, et minul on tarvis asetada oma sõrmed sellele kivile. See on väga tähtis. Öeldi, et kivi on lukk valguse teel ja vaid minu sõrmed on võtmed, mis selle avavad. Nägin valgusvoogu üleval ja allpool kivi. Kivi, mis lõhestas valgusvoo, oli tumeda energiaga. Ma ei teadnud, kus see kivi asub ja läksin ümbruskonnas paljude kivide seas seda otsima. Ma ei leidnud. Reede õhtul toimus minu esinemine koos abilistega. Esinemise lõpul tegime ühismeditatsiooni. Kui meditatsioon lõppes, tuli minu juurde üks konverentsi korraldajatest, prantslanna Hesmahane,
ja ütles, et meditatsiooni ajal näidati talle üht kivi ja öeldi, et lille ei tohi Visokost enne lahkuda, kui on asetanud oma sõrmed näidatud kivile. See on väga tähtis. Ütlesin, et mulle näidati ja anti eelmisel päeval sama sõnum. Otsisin seda kivi, kuid ei leidnud. Hesmahane ütles, et tema teab, kus see kivi asub. See on tunnelis. Peame sinna kohe minema. Oli juba pime, tunnelist tuled kustutatud ja väravad tabalukuga suletud. Väravate ees kõndis valvur. Sami loal avati väravad ja läksime tunnelisse. Nägin tunnelis just sama tumeda energiaga kivi. Panin käed ruunimärkidega kivile. Toimus justkui plahvatus. Kivi tume energia muutus valgeks. Hesmahane hakkas värisema. Ka minu kaaslased kogesid võimsat muutust. Siis ilmusid kivi juurde vaimsed alguolendid orbidena ja ütlesid, meie oleme siin pikki aegu olnud, valvanud ja hoidnud kõike korras. Nüüd tulevad inimesed siia ja ei tee meist väljagi. Meile see ei sobi. Meile aitaks, kui te tunnelisse tulles meid tervitaksite ja lahkudes ütleksite tänusõnad. Avatud kivi on ravikivi, külluse kivi ja rahukivi. Ülesanne sai minu poolt täidetud. Järgmisel hommikul sõitsime Rooma, sest mulle oli varem teatatud, et sel reisil tuleb käia ka Roomas, kus ootab mind üks kivi. Nii see ka oli, sealgi sai vajalik tehtud. Kui koju jõudsin tagasi, sain vastukaja avatud ravne ravikivi energiate kohta mitme kanaldaja kaudu. Täna räägime 2 kanaldusest, järgmisel pühapäeval ühest pikemast kanaldusest samal teemal. Sinikka Sihvonen Jakats. Siin on juttu muutuste perioodist. See sõnum tuli 22. mail 2018. Kivi energiate avamine toimus 11. mail. Toimus 11. mail 2018. aastal. Niisiis Jakats räägib plejaadidelt. Maailmas on palju mitmesuguseid ja mitmesuguse suurusega kive. Inimesed praegu ei tea kividest peaaegu mitte midagi. Kivid on elus olendid, kuid neil on teist erinev teadvus. Natuke on mingeid kive küll juba hakatud ravi eesmärgil kasutama, aga see on tühine osa. Maa hingedki tahavad muutusi. Kasutamata ainet on maal palju, mille kasutamine seisab tulevikus ees. Sinu puudutus hajutas Visoko päikese püramiidi all tunnelis oleva kivi hingekiirguse ümbert pikka aega tardunud olnud energia. Nüüd kiirgab kivi teisiti. Ta sai tagasi oma algupärase vormi ja hakkas tegema seda, milleks ta sinna sellesse paika asetati. See on tugev ravikivi. Inimesed võivad kivile asetada käed, kuid raviv on ka kivi läheduses olemine. Kivi sädelus, kiirgus annab aura energiasse peent energiat ja aura kaudu tuleb mingi osa mõjuga füüsilisse kehasse. See kivi on valmistatud universumis inimeste jaoks ja siis toodud maale. Algul pandi see ühte teise paika ja hiljem toodi Ravne tunnelisse. Nüüd teine kanaldus on Erki Toomala kanaldus 25. mail 2018. aastal. Visoko Ravne tunnelis 11. mai õhtul avatud ruunikivist. Ehk märkate sama kui mina.
sinna on osavasti pandud natuke seda jõudu või seda mingisugust esiletõusmise võlu, mis on nüüd osavasti lille abil tõstetud nähtavale ja tegema sedasama, mille jaoks see kivi omal ajal sinna asetati. Kõnealune kivi asetati sinna kõige erilisemasse ruumi omamoodi kummardamise paigaks, kuhu mina, looja, kes ma oskan olla ja aidata, enese tavaliselt asetan. Te oskate nüüd isegi mõelda, et see eelminegi lause kerkis esile sama osavalt ja andekalt, kui see kõnealune jõud suudab veel tõusta sellest kivist. Nüüd te saate aru, et olete andekad mõtlema, et kes oskab, kes ei. Juhul, kui ükski teist oskab ja saab aru, et sinna kivisse on asetatud vaid üliväike osake mind, loojat, kes olen igavene ja aina valmis esil olema, kui te vaid võtate mind esile, siis mina rõõmustan ja asetun esile. Nüüd olen jälle vaid ülipisikesena esil erkis. Teadmisi Ravne tunneli keraamilisest ruunimärkidega kivist jagasid plejaadlased ka kanaldaja Gabriella kaudu Eestis. Sellest huvitavast informatsioonist räägin siis 30. mail videomeditatsioonist. Nii et tere tulema taas kuulama. Loodan, et see minu jutt innustas teid Bosniasse sõitma ja oma silmaga kõike vaatama ja tunnetama koha peal. On nii mõndagi huvitavat avastust teil ees, kui lähete sinna. Täna teeme siis sellesama ravikivi, mis on keraamiline ja mille peal on ruunimärgid. Teeme selle meditatsiooniseansi. Me hakkame ühendust püüdma selle kiviga. Tavaliselt, kui me selle kiviga saame ühenduse, hakkab sealt voolama välja kirgas, tugev valgus. Ja see katab kõik mediteerijad. Mina teen kaasa koos teiega. Alustame, võtame mugava asendi. Kustutame peast ülearused mõtted ja keskendume endasse. Lubame endal vastu võtta selle kivi ravivaid, külluse ja rahu toovaid energiaid. Enamus meditatsioonist toimub vaikusest, sest vaikuses toimunud meditatsioon on tõhusaim. Vahepeal võib-olla teen mõned märkused, kuid üldiselt oleme vaikuses. Alustame nüüd. Kivivalgus juba voogab teie peal. Püüdke seda valgust tunnetada ja lubage sel toimida teile kõigile vajalikul viisil.
näen, et enamus teist on hästi keskendunud, vaid paar inimest ei ole veel keskendunud. Palun keskenduge endasse ja võtke vastu valgust. Me võtame seda valgust vastu veel 10 minutit. Kogu meie rühm ühiselt mediteerides aktiveerib selle kivi ja siis hakkab sealt valgus välja voolama. Kui me meditatsiooni lõpetame, siis lõpetab kiirgamise ka kivi, see vajab mõttega aktiveerimist ja seda me just teeme. Ja see on võimas, mis me sealt saame.
oleme nüüd ennast täitnud Visoko Ravne tunneli keraamilise kivi energiatega. Sellega me oleme igaüks toonud selle kivi oma ellu. Me võime suvalisel ajal sellele keskendudes taas tuua selle kivi energiat endale. Need on külluse energiat, ravienergiat ja rahuenergiat. Kui vaid keskendute kivile, nii käivitate selle kivi energiat ja hakkavad need teile voolama. See on teie kõikide võimalus. Ja nüüd siis hakkame välja keergama energiaid. Samal ajal need kivienergiad täidavad teid järjest uuesti. Välja kiirgamine kestab 10 minutit. Ja seegi toimub vaikuses.
Nüüd lõpetame väljakiirgamise siin selle seansil. Aga kodus edasi ja igal pool, kus te liigute, võite edasi kiirata valgust kõikjale, kuhu seda vajatakse. Ja meiegi kiirgasime praegu koos valgust sinna, kuhu just küll maa ja küll inimesed vajavad. See läheb täpselt õigesse paika. Mina soovin vastukaja teilt jällegi nagu tavaliselt. Järgmisel teisipäeval kell 19 ehk õhtul kell 7 on Zoomis minu loeng. Kui soovite, saate registreerida lille.ee lehel. Nii et tere tulemast kuulama. Nüüd soovin teile kena pühapäeva jätku ja ootan vastukajasid. Aitäh teile!